See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund tagasi stuudios Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geenius uudisteportaalist. Ja täna on selline tavaformaadis saade. Võtame läbi mitmeid kommunaaluudiseid olulisi liiklejale. Üks proovisõit on ühe elektriautoga Itaaliast. Ja siis on, mis nüüd, autouudiseid, no äkki leiame veel meie oma nädalast midagi. Mul on olnud selline nädal, kus ma olen hästi palju sõitnud erinevate autodega, aga nad kõik on sellised, osaliselt nagu proovisõit, millest me hakka pikemalt rääkima. Mina käisin eile muuseas lennujaamas öösel. Miks? Sealt tuleb, panevad mikrofon lähemale, proovime oma helinivood paika saada, et teeks väikse reportaaži. Ma ei läinud sinna tegema mingit avastust, mida keegi teine kunagi pole teinud või et proovida, kuidas on lennukiga kiirendada või midagi sellist. Küll aga, kuna ma ise päris palju lendan, siis alati tead küll, et lennukis mollutamist, see kui sind on, kõigepealt oled sa seisnud seal väravas 15 minutit, sest öeldakse, et nüüd hakkas boarding ja siis boarding ei hakanud. Ja siis sa seisad nii, siis sind suunatakse lennukisse, siis istud veel pool tundi lennukis. Siis on sul, kui on akna koht, sul on aega vaadata välja, mis elu seal lennujaamas elatakse. Ja ma mõtlesin, et kuna mul üks tuttav on seal rajameister. Sattusime jutustama suvel. Suusatamisel nagu meie Tartu maratoni rajameister, et kuidas täna rada tehakse. On aga libe. Absoluutselt, nii ongi. Ja suvel sattusime jutustama, et ütles, aga tule, et teeme, ma räägin sulle kõik, mis masinad seal on ja vaata, sest see on nagu sipelgapesa. Kui sa vaatad, kuskilt tuleb pagasikäru, siis sõidab see mingi puksiirauto, siis sõidab mingi suvaline auto. Tallinna lennujaama veel väike selle jaoks, tegelikult see, mis mujal nagu aga see on minimudel, et see on nagu ühe terminali üks nurk, eks ju, kuskil Frankfurdis, aga sisulist on ju kõik see sama, et kes mida teeb. Ja eile käisime veel, fookus oli pildistamisel, kuna me oleme seda võimalust oodanud nädalaid, et seal puhastustehnikal oleks midagigi teha. Ja siis samal ajal minu see tuttav oleks õigel ajal tööl ja eile sattus õhtul, siis olin 2,5 tundi Tallinna lennuväljal, sõitsime seal rajameistri autoga niimoodi, siis ta näitas, nüüd on siin ja siis nüüd teeme seda ja see kõik oli väga kihvt, see ilmub märtsis ilmuvas Autoleht Ekstras, selline reportaaž ja saate ka teada, et ma alles nii-öelda vestlema lähen nendega. Aga mind põhiliselt huvitavadki sellised küsimust, et kuidas saada näiteks selle pagasikäru juhiks või mida peab tegema see pagasikäru juht? Ja mis load olema peavad? Mis load olema peavad? Sul on 3 järelkäru seal põhimõtteliselt, see on väga karm. Proovi palju ümerdada, ma ei arva, et see on lihtne. Just, et kui palju seal kogu see elektrifitseeritus ja kui tihti ikkagi see hari peab seal rajal käimast, kui me mõtleme, eks ju, maanteel A-klassi teed ja B-klassi, siis seal mulle näidati ikkagi oli, mäletan nüüd küll selle masina nime, aga paned sellele pick-upile külge, sõidad mööda lennurada ja mõõdad friktsiooni, ehk siis haarduvust. Just, ja siis see annab välja 1-6 ja siis annad sellele pilootidele teada, et võt rada seal selles kolmandikus on see 3 ja siis on 5 ja niimoodi. Väga põnev. Kõvemad mehed, vanemad rajameistrid teevad seda tagumiku tunnetusega. See ei tundu turvaline. See tundub turvaline, see on kõik. Nad selles mõttes, nad ei rikku ühtegi reglementi, vaid nad nagu, kui neil on kahtlus, siis kui neil mõõte sead endal olemas, siis Võt, aga väga kihvt oli. Ma sain palju targemaks ja loodetavasti siis saan mõnipäev rääkida sellest teile ka lähemalt. Nii, aga need ei olnud üldse sinu nädala teemad. Ei ole, mul tuleb siin järjest, siin tuleb muudkui. Aga mul oli üks pisik asi, et see, kuidas auto tootja otsustab, et ta teeb mingit asja täiesti teistmoodi. Miks? Ei ei oska nagu öelda. Kas see on siis keegi arvutus välja, et see on odavam? Ma lihtsalt käisin oma vanemate juures, kellel on Volkswagen, Ford Focus, vist on aasta 2011. Ja siis aitasin siin aknapesu vedelikku, et ma aitan ja isa siis veel hakkas nagu õpetama, nagu isad ikka. Ma räägin sulle, kuidas see lahti käib see kapott. Okei, no olgu, räägi siis, kuidas käib kapott lahti. Siis saad aru, et oota, mis mõtled, et võta võti kaasa, et kindlasti auto võti peab sul olema, ühesõnaga pikk jutt lühidalt, Ford Focusel keerad, lähed auto esiosa juurde, keerad seda
embleemi, keerad selle üles, selle tagant avaneb võtmeauk, siis sa paned auto võtme, keerad seda kõigepealt ühele poole, käib klõps, ta teeb selle nagu esimese vahe ja siis keerad teisele poole ja siis teeb ta selle teise poole. Ja siis on lahti, ja ongi kõik. Ongi kõik. Ja vaat see oleks olnud hetk, et kui ma poleks lasknud oma isal, siis tema rõõmuks seletada mulle, mis ma arvasin, et hakkab olema lihtsalt tavaline see, et vaata seal rooli all on see kang ja siis sa pead käega sealt kobama, eks ju. Siis ma oleks seisnud selle auto kõrval ja ilmselt ega tuppa tagasi ka ei lähe, siis hakkad sa YouTube'is how to open. Aga et miks, et seal ei saanud ju, ma ei tea, vähem trossi või. Samas sa pead panema sinna tervelt ühe luku veel juurde. Sa pead tegema sinna keeratava embleemi, et see ei saa ka olla otseselt odavam. See on äge lihtsalt, see on teistmoodi. Vaat, kus sulle meelde jääb, et näed, fookusel on nivisi. Tegelikult naljaks see, et mul eile oli endale samamoodi tegelikult ja hästi lihtne asi, aga mul varem nagu kokku puutunud oli Corolla sedaani tagaluuki tegin lahti. Aitsin kotti sinna inimestele ära viia ja teen tagant lahti, et panen sinna ära ja koban. Siin on mingi muu asi, mingi ükski asi ei anna tagasi kuskilt. Siis lõpuks uurisin selle all on mingi ruutsentimeetri suurune väike nupukene ühes kohas, mille sa pead sinna sõrmega täpselt üles leidma ja siis muidugi avaneb kohe, aga alguses tükk aega kobad seal ühe poolt, teise poolt kuskilt mitte ükki asi ei anna järele, mõtlesin, kas on kinni külmunud mingi asi siin või kus see nagu on, aga jah, mul kunagi varem neid näppinud ka ja see on loll olukord kohe tulema. Nii et manuaali tuleb ikka lugeda. Jaa, ma ei tea, kas ma sellest jõudsin eelmsaade, mul puudub mälu, vabandage kuulajad, et kui mu Alfa, mille ma maha müüsin, käis ostueelses kontrollis, siis sealt tuli tohutu pikk kontroll, 2,5 tundi, siis tuli kõik hinnangud tagasi ja ostja eraldi küsis, et kas selle tagaistme seljatoed käivad alla. Mina just kui nagu ütlesin, et käivad, aga ma too päev ise ei saanud kaasas olla. Ja siis ta oli küsinud seda seal teeninduses, kus kontrolli tehti ja raportisse läks kirja, et tagaistme seljatoed ei käi alla. Aga kuna mina olin väitnud, et just kui nagu käivad, siis ta pärast seda kontrolli hakkas ise uurima ja ta leidis pagasnikust need selle nupu üles, kust tagaistme seljatoed käisid alla. Esinduses, nupu see kontroll oli esinduses või oli see mingi, okei, ma mõtlesin, et mõnes ülevaatuspunktis, et see oli natuke jah, et huvitavaid lahendusi. Selline, et kui te ei teadnud, kus Ford Focus päris levinud autod Eestis ja tõenäoliselt äkki selle põlvkonna Fordidel, siis on neid veel, sest vaevalt ainult ühele mudelile nüüd toodeti see totakas lukk sinna embleemi taha. Aga huvitavate lahendustega võime jätkata, ma saan aru. Nii. Millist on silmas pead siin? Ma mõtlesin, kaardimaksetest tahtsid rääkida. Jaa, see nüüd läheb tegelikult juba, võtame sinu asja ennem, sest see kaardimaksed on natuke siin laiem teema. Okei, vaatasin vahepeal jälle tuli see teade on ju kõik, et taristuminister Svet ütles ka, et kogu see liiklusohutusprogramm, et see on läbi kukkunud ja eelmine aasta oli 69 hukkunut Eesti teedel ja me ei tahagi tegelikult nagu sellest rääkida, vaid pigem ma tahtsin rääkida natuke teistmoodi seda asja. Et me oleme tulnud on ju hästi pika tee. Me oleme tulnud 90. alguses pika tee, kus oli 500 hukkunud teedel, me oleme jõudnud nüüd sinna 50 juurde, nüüd natukene tõusnud 69. Ja selle aja jooksul on tegelikult ju liikluses hästi mitu ühiskondlikku normi on tegelikult ju muutunud meie jaoks nagu normaalsuseks. Meil kõigil vist uuringute järgi 99,8% kasutab Eestis turvavööd. See on nagu norm, keegi tuleb seal autosse, turvavööd pole, pane peale, tagaist meil kasutatakse turvavöösid väga hästi, tundub nagu, et sellega on nagu väga hästi. Ühiskondlik norm ja hukkunuid on kindlasti tänu sellele vähem. Teine asi on, et täispeaga ka nagu ikka on muidugi inimesi, aga ütleme, et ühiskondlik norm on ikkagi see, et kui sa oled ikkagi kas või ühe õlle võtnud, et siis sa ei lähe pärast seda rooli, on ju. Et ei kiideta heaks. Lapsed autos, tead, nõuete kohaselt peab olema pigem isegi selline tunne vahepeal, et seda aetakse nagu täiesti viimase millimeetrini taga ja mida parem sul see varustus on, seda õigem, seda parem, mida rohkem turvatesti, sest ettepoole saanud ja nii edasi, et ühiskondlik norm on see, et laps on väike laps on kas turvahelis, turvatoolis, nõuete kohaselt, kõik see on kaasa aidanud sellele, et hukkunuid on vähem. Ja võib-olla see mingid asjad veel nagu muutunud, igast liikluskultuuris mingid sellised väiksed asjad ja ega ütleme, et sellist meeletut kihutamist ka nüüd nagu kuidagi nagu eriti ei tolereerita, on ju, et ei ütle, kindlasti seal on nagu arengruumi. Pigem on küsimus nagu sulle, et aga kus on ruumi nagu mingiks järgmiseks nagu selliseks ühiskondliku normi muutuseks,
mis aitaks neid liikluses hukkunuid alla saada, et ma tahtsin veel öelda seda, et üks asi on siin tegelikult veel halvemaks läinud vahepeal, et see ühiskondlik norm on teatud määral see, et me vaatame telefoni, on ju, kõik see, millest me 2 aastat tagasi rääkisime, on ju, et see nutijoove ja nii edasi, et need probleemid on ju. Aga jah, pigem on see küsimus, et mis on nagu, kus see järgmine ruum on nagu selleks ühiskondlikuks normiks, et kõik arvavad, et jah, see on normaalne, et me liikluses käitume nii ja millega täna on probleeme. No selle joobega, eks ju tundub, et meil justkui on, aga siiski nendest 69-18 nagu hukkunud põhjustas joobes jutt, et päris nagu kohal me sellega ei ole. Nagu samas ütleme, et No see nuti asi on kindlasti, aga see, ma ei tea, kuidas me selle ühiskonnana lihtsalt, ma ei tea. Kõrvalistuja, see on see, et kõrvalistuja ütleb, et kuule, et pane see ära, et see ei ole normaalne, et vaata teed, et see on samamoodi, et kõrvalistuja ütleb, et kuule, et ära nüüd hakka sõitma, sa oled joobes, kõrvalistuja ütleb, on ju, et pane turvavöö peale. Aga mida see kõrvalistuja veel võiks öelda? Ära mine mööda. See lihtsalt tuli, eile tulin Saaremaalt ja oli täpselt selline hetk, kus tuleb vanusega, eks ise rahuned maha, ei viitsi enam adaptiivne kiirushoidega, mina olid roolis, aga siis ikka, see, kes meil roolis oli, sõits ülirahulikult selle kolonniga, lähed sealt Saaremaalt Tallinna poole, et sa tead, et mõttetu tõmmelda. Sa vaatad, et sul veis näitab ka, et 20 kilomeetri pärast on juba see 2+2, et kuhu ma, aga kõigil ei ole see kohale jõudnud ja siis sa näed ikkagi ees, ühte korda nägin, kus mingi Škoda otsas, kurvi peal, et ta nagu mingi täiesti jabur, täiesti mõttetu koht, võib olla tal pärast seda manöövrit, loomulikult oli napikas vastu tulijaga. Selles mõttes napikas, et seal ilmselt oleks ruumi olnud ja kõik, aga kellelegi ikkagi tehti korralik ehmatus ja võib-olla ta ise ka pärast ikkagi põlv värises ja ta nüüd tänu sellele ei lähe 3 kuud enam kellestki mööda, loodame. Aga ikkagi see sama, et ka kõrvalistuja ütleb, kuule ära hakka nüüd. Võib-olla oli ta näiteks juba 3. mööda sõit sihukene ja siis kõrvalistuja ütleb, kuule, palun lõpeta ära, et see lihtsalt ei ole okei, see kui sa ei ole kindel, sest see on kõige kindlam viis nagu raskete tagajärgedega liiklusõnnetust saada, on maanteekiiruse laupkokkupõrge. Lihtsalt sellepärast, et sulle tundus, et äkki ma siit nagu, seal võib see viimasel hetkel ka selle, et sa jõuad vahele, aga teine pidurdab, siis kellegi sul endal läheb see auto lappesse, et see nagu ei ole isegi päris see, et kas ma nüüd jõudsin õigel ajal reastuda ja mis te kuradi... Kolm autot mahub ka teele sinna. Just, et mis te siin vingute, vaid see on see, et keegi teine reageerib eriti talvel sellele, täiesti hakkab pidurdama ja ongi mitme auto laupkokkupõrge ja laibad taga. Et näiteks kõige lihtsam, ärge lihtsalt minge mööda. Ja kusjuures, ja ilm oli mega ilus. Valge ei olnud see, et sa sõidad kellegi selles plögas, sul on esiklaas kogu aeg mudane, sa lihtsalt ei kannata enam seda nagu... täiesti ideaalsed olud nagu, aga tee lumine ja ikka lumevaalud ja nii et ma arvan, et see võiks olla üks. Ma tahtsin öelda seda, et ega minul ei ole ka nagu mingit head asja ma tegelikult nagu ei mõelnud välja, mis see on, et kindlasti siin nagu mingid asjad täpselt selle liikluskultuuri asjas just, et asjad, mis tegelikult on nagu mõttetud, on ju. Aga teistpidi kindlasti see natuke tahab ka seda, et need teed oleks ka paremad teistpidi, et see peab käima nagu käsikäes sellega, et oleks ka neid 2+2 oleks rohkem ja kindlasti Tartu-Tallinna maantee on üks neid kohti, kus kindlasti siiani tehakse väga palju möödasõite just ja kindlasti selle 2+2, kuigi seal ei ole nagu tegelikult seal nagu seda erakordselt suurt seda hukkunute arvu selle protsentuaalselt nendest. Aga ikkagi jah, et siin tegelikult natuke on see asi, et kui ühelt poolt seda lahendust nagu nähakse niiviisi, et teeme seda teavitustööd, ma ei tea, kas on rohkem kaameraid, kuigi seda otseselt öeldud välja, et rohkem kaameraid on nii-öelda see lahendus, aga ma ei kuulnud ka nagu praegu, kui sellest on räägitud, et mis võiks nagu riigi transpordiameti ministeeriumi koha pealt olla nagu see lahendus, nagu mis nagu aitaks seda teha, aga mul on tunne endal ka, et peaks otsima täpselt seda uut, seda ühiskondlikku normi, mis aitaks seda hüpet nagu teha. Nii, räägime siis laadimisest ja kaardimaksetest. Püsige lainel, see tegelikult on täitsa toredaid uudiseid on siin. Isegi kui te veel elektriautoga ei sõida, lihtsalt statistika. Juhul, kui te olete mõelnud, et palju meil siis Eestis seda kõike on, et sellest kogu aeg räägitakse. No hetkel veel on arvel umbes 8600
elektrisõidukit, mille kasutada on umbes 900, ma ei tea, mis jumal täpne number, aga siis ministeerium kirjutanud on kasutada ligi 975 avalikku laadimispunkti. See võib-olla see, et võib-olla mõni vaata töötab, mõni ei tööta kuskile midagi väljas, et see on et keegi meiesugune ei läheks lugema neid. Jah, et teoreetiliselt on olemas, aga võib-olla siin kuskil 5 tükki mingi on remondis ja nii edasi, et see... Ehk iga 9 elektrisõiduki kohta tuleb üks avalik laadija, mis on väga tore arv, aga lihtsalt siin ju Konkurentsiamet vist tõi välja selle või probleemi, et paljud neid asuvad lihtsalt... Ja kõik on koondunud Harjumaale ja Tallinnasse. Ja tiheasustusse. Tartu ümbrusesse. Ma just rääkisin, ma avastasin Ahja koopipoest, avastasin täiesti sobival hetkel, ma nagu ei otsindki paanilist laadijat, aga ma olin natuke hädas ja ma leidsin sealt, läksin poodi, mul oli täpselt selline 10-15-20 minutit poes ja see laadja päästis seal päris palju, see oli uus nagu laadja, mitte mingi vana see... Ahja koopil oli uus hoone või? Muidu vanasti oli selles vanas hoones, on uus. Ta on tee ääres selline ilus koop oli. Okay. Ühesõnaga, et see asi võiks olla rohkem hajutatud, aga et Euroopa Liit on nüüd natukene visanud raha, mille toel rajatakse 86 uut laadimisjaama ja 214 laadimispunkti. Laadimispunkt tähendab siis põhimõtteliselt otsa. Mis tähendab natukest terminoloogia on mul endal siin viimastel nädalatel sassi läinud, sest kui me kaardimaksest siin rääkisime, siis ma uurisin, et kui paljudel laadijatel on siis tänaseks Euroopa Liidu poolt nõutud kaardimakse ja siis ka hästi palju on neid eri väljendada. Meil on siin laadimisjaam, meil on igas osa kasutab sõna tankla, eks ju, et kas teil on siis kaardimakse ainult nendes laadijates, mis asuvad tanklas või nagu. Aga okei. Ühesõnaga 214 laadimispunkti ja selle raha siis ilmselt mingi hankega said endale Ignitis, Elektrum ja Enefit. Ja pannakse siis ka Läti ja Leetu kokku siis selle Baltikumi peale 800 elektrilaadimispunkti. Huvitav, et sinna teleport on nagu välja jäänud siin Eesti suurtest ja kas keegi veel? Ei selles mõttes e-terminal, Circle K, okay. Alexela, Enefit, teleport, et neid nagu ikka on. Et ilmselt ikkagi on olnud mingine hange, mis tundub tänapäeval vajalik natuke see Euroopa Liidu raha, sest tegelikult on ju siin laadimisteenuse väljaehitajad öelnud kõik, et asi on natukene kreenis või et need tempod ei ole päris enam need, mis nad võiks, sest et riik kehtestas ju sellise ampritasu, siin paari aastaga on ampritasu kerkinud pea 3 korda. Siin on muidugi selles mõttes, et riik võib kehtestada, riik võib teha erandeid, riik võib teha igasuguseid asju, et selles mõttes, et nüüd Euroopa Liit tõttab appi, et see kõlab natuke niiviisi, nagu riik teadis, et meil on see raha on tulemas, et me võime öelda, et okei, et siin nii paljudele punktidele on tulemas, me tõstame siin hinda, sest me teame, et me saame selle raha sealt Euroopa Liidust lõpuks tõsta sinna elektrilevisse, et kõlab natuke nagu nii, aga siin on lihtsalt see, et riik on siin ikkagi ise tekitanud selle probleemi selle ampritasu tõstmisega, mitte nüüd absoluutselt, see on nagu ikkagi väga, et see on naljaks on kuulda riigi mingit juttu pidevast rohepöördest, rohemajast, CO2 nagu, ja kuidas kõik autod, kuidas me peaks kõik sõitma mingite elektriautodega, ja samal hetkel sa lihtsalt teedki selle, et sa ei ole teinud ka nagu erandit elektriautode laadimisvõrgustiku tegijatele, et sa terminalist Alan Vaht ei näite, et 400 kilovatine laadi, okei, 400-st võib-olla ei ole vaja, aga suurusjärk on ikkagi, ütleb hästi ära, et kui ennem oli sellise laadja rajamine umbes 80 000, siis nüüd on see üle 200 000. Siin on tegelikult see naljaks asi ka, et isegi ma ei tea, kas see nagu asi peaks olema kuidagi piiratud elektriautodega isegi. Võib-olla ütleme, et majandusarengu jaoks oleks üldse hea, kui neid see ampritasu ei oleks nii kõrge, et ütleme, et ma saan aru, et seal on väljaehitamiseks ja võrgukoormuse ja stabiilsuse ja tasakaalustamise jaoks on vaja teha on ju mingeid kulutusi selgelt, aga et võib-olla see oleks ikkagi parem, kui see oleks nagu isegi üldiselt madalam. See on hea nali, mis ma kuulsin just oli see, et uusarenduses vaata, kui mõõdetakse välja kõik need siia nüüd tuleb 40 krunti on ju, siis ühele krundile tehakse see mingi, ma ei tea, mis pannakse mingi 100 amprit peale on ühele krundile
ülejäänud krundid pannakse kõik 6 amprit, on ju, ja siis ühe krundi pealt tehakse kõik asjad ja siis pärast, kui üks omanik selle maja ära ostab, siis ta vastab, et tal on 6 amprit ja okei, et nüüd osta endale see 25 või tahad rohkem, osta siia endale juurde, et see jätakse kõik omaniku teha. Et kui sa paned nagu kokku selle summa, korrutad selle 40 krundi peale, siis sa saad päris korraliku summa, mis see parendajal endal taskusse. Nii et okei, kontrollige järgi kostma hakata. Nii et ja siin on kirjas, et ka korteriühistud ja omavalitsused saavad varsti toetust taotleda samast meetmest kortermajade juurde elektriautode laadijate paigaldamiseks. Ühesõnaga, okei, tore. Euroopa Liidu raha on alati tore. Aga teine oli see siis, et see kaardimakse, mida need laadimisteenuse pakkujad alati ütlevad ja ma selles mõttes, neil on nüüd põhimõtteliselt veidi õigus, et nagu miks ei olnud kaardimakset, tohutu kallis, see on nii kallis teha. Ja ampritasu kõrval olematu. Nüüd ongi, jah. Aga et tegelikult need kasutajaid on vähe. Et ikka inimesed on harjunud juba, et kõigil on need äpid olemas ja nii, aga samas võib-olla veel ta ei ole või mine tea, kas elektriauto laadimine, bensiini tankla on ju mingi elutähtis teenus või kust läheb see elutähtsa teenuse piir, eks ju? On ikka, aga ma ei ole kindel, et iga viimane kui tankla on. Selles mõttes, et on just need tanklad, mis peavad olema need teenusepakkujad, aga see ei tähenda, et iga viimane kui tankla on seda. Aga ärme lähe siis päris nii, et see on nüüd elutähtis teenus, aga see on lihtsalt nii oluline teenus, et kuskilt peab pihta hakkama, et ega kui te nagu ei pane neid kaardimakse terminale sinna, siis loomulikult teie uuringud ja kõik asjad nagu, et ei kasutatagi või ja Euroopa Liit, see ei ole ainult Eesti probleem. Selles mõttes see ei ole nüüd nii, et ma annan siin ainult Eesti laadimisfirmadele vastu pead, see on üle Euroopa nii. Kõik on oma äppide küljes kinni, sest et niimoodi saad sa kliendi omale ju. Ja siis eelmise aasta aprilli seisuga muutus kohustuslikuks, et kõik uued üle 50 kilovatised laadijad, mis paigaldatakse, peavad olema varustatud kaardimakse terminaliga ja aastaks 2027 ka need, mis juba on olemas kuni 50 kilovatti, et ka nendele tuleb siis lisada. Ja tegime väikse kokkuvõtte ja selgus üllatusega, sest mina ei ole neid eriti näinud, päris palju on. Näiteks ma nüüd lähtun ettevõtete enda öeldust, mõnda ma käisin kontrollimas. Alexela väitis, et neil on kõikides või kõikides tanklates nagu on. Üks on neil Mustamäe keskuse ees, mis ei ole nagu tankla Alexela oma, vaid seal ongi need ainult need laadijad ja ma eeldan, et siis tankla all peetigi silmas võimalus. Teen jutumärgid tankide elektriautot. Täitsa olemas. Töötas täiesti nii nagu kaardimakse peab töötama, kõigepealt peab kaardi sisse, valid laadija, hakkad laadima, pärast paned uuesti oma kaardi, kõik. Ja seal on ka võimalus, et mis tuuakse äpi eeliseks, sa näed, kuidas sul oled seal poes või restoranis, nii, kas mul on auku laetud. Seal masina küljes on QR-kood, teed sellest pilti ja siis näed nagu selle QR-koodiga oma hetke laadimisseisu ka seal samas poes olles. Terminal ütles, et neil on vist peaaegu kõigil. Oligi vist kõigil, vist äkki üks ei olnud. Käisin kontrollisin, Järve keskus juures oli. Circle K paigaldab järjest, 5 on olemas, ühte käisin Veskimöldres testimas, oli. Eleport ütles, et neil on kaardimakse terminalid lisatud, näiteks Balti jaama juures. Läksin kontrollima, oli, aga ei töötanud. Et siin oli natuke see, et on kohustuslik paigaldada kaardimakse terminal. Aga kas tagandab selle töötamine? Jah, ühesõnaga käivitavad ka varsti ja samamoodi Enefit, selle puhul oli alguses nagu ühesõnaga, ma usun, et Enefit mõistab meie kahtlust, et miski pärast ei ole Enefitil enam 50 kilovatisid laadijaid, vaid on 47 kilovatised laadijad, mis on väidetavalt selle tootja, vist oli Autel või midagi, et see on tootja poolt määratud piirang, et see ei ole kunstlikult nagu 3 kilovatti alla häälestatud, vaid see ongi nende laadijate aga nad varem nad ei olnud siis rohkemat või 47-st või olid või olnud? Ei, need on nüüd uued, nad on vahetanud päris palju, selles mõttes Enefiti kiitsuks tuleb öelda, ja neil on päris palju uusi moodsaid kappe, mida on nagu mugav kasutada, aga
aga Enefiti vastus oli, et ei, tegemist ei ole kunstlikult nagu alla häälestatud või niimoodi ja tegelikult on kõik need kapid varustatud kaardimaksterminaliga. Lihtsalt siin ka esimese kvartali jooksul hakatakse neid käivitama. No näis, siin on lubadusi on nüüd antud, eks ju, kes millal hakkab, eks me siis, ma ei tea, poole aasta pärast võib-olla teeme uue ringi peale, aga kogu teema kokkuvõtteks, et pigem positiivne. Sest et aastaid on seda räägitud ja aastaid on kõik need teenusepakkujad tõstnud käed püsti ja põhimõtteliselt üritanud selgeks teha, kuidas see on võimatu. Ja kindlasti mingid takistus on, et Eleport ütles, et näiteks Lätis on bürokraatlikult väga keeruline seda saada, sest seal panga mingi et see ei ole päris nii lihtne, et paned kaardimakse külge ja hakkad tegema. Aga asi liigub. Nii et nüüd teate, ei pea seal talvel kuskil laadja kõrval seda äppi tõmbama ja tehtab. Ei, väga hea. Mul oli sulle tegelikult üks küsimus veel. Kas sa Gonsiori tänava muud suuna liiklusega, kas sa oled seal valesti sõitnud kunagi? Muidugi olen, aga sellepärast ma ei sõidagi enam seal kunagi. Ma olen sõitnud Gonsiori tänava muud suunaga liiklusel ühissõiduki rajal. Ütlen, ma ei ole kordagi sõitnud Gonsiori ühissõiduki rajal sellepärast, et ma nüüd mõtlesin, et suva, ma lähen lipsan siit läbi, vaid see on lihtsalt see, et ühel hetkel saad aru, et oled juba siin ja mis siin, ma enam? See tähistus, kõik see sai, kui ma olen sinna ma ei tea, mis pidi siin on võimalik nagu, ja siis ma mingi hetk tõmban sealt ruttu nagu minema, et ei saaks trahvi. See ei tööta. See lihtsalt, kui ma ei tea ju kummalt poolt, et kui ma hakkan nagu Gonsiori tänavale miks seda vaja on? Et Laagna teele saada. Sinna Lasnamäe kanalisse. Ja siis sõita sealt edasi. Ja see point on siis see, et hommikul saab mugavamalt Laagna teelt kesklinna ja siis õhtul saab tagasi mugavamalt. Ja, minu Gonsiori tänava muudsuuna liikluse asi täitis eesmärki, mina lõpetasin seal liiklemise. Tõesti, sa ei tea ju, kust poolt ta sellel, kas ma pean pähe õppima, et oota, kell 8 hakkas, või oli kell 9. Vaatad märke. Nii et ma sõidan sinna kohale, siis ma ei saagi edasi sõites, ma hakkan seal kuskil Pronksi tänaval mingit asja aretama, et kuhu poole ma nüüd lähen. Ühesõnaga ERR kirjutas, et siis linn lõpetab selle nalja ära, selle muud suuna liikluse ja ei saanud tegelikult aru, et millal täpselt nad lõpetavad, seda kuupäeva seal ei olnud, aga Peeter Pärtel pere kinnitas, et sisuliselt see asi on nagu läbi kukkunud sellisel kujul, et tõesti nagu segadust on rohkem kui häid lahendusi ja mis nad sinna täpselt asemele teevad, seda nüüd ka ei tea, aga tõesti ma arvan, et Tallinna suuruses linnas selline asi on ikkagi nagu vanarahvas ütleb ikkagi, et overkill, et see on natukene ikkagi liiga keeruline lahendus, ma arvan tegelikult oluliselt lihtsama probleemi jaoks. Jah, et seal on, lisaks on päris pikad lõigud, millega sa võidki sõita ühistranspordi rajal, sest et sa varsti pööradki sealt nagu pöördeks ja ma ei tea. Mina olen samamoodi seal ühistranspordi rajal kuskil ukerdanud ja üks hetk aru saanud, okei. Ja kuna see ei ole ka mingi mitme kilomeetrine või siis sõidadki lõpuni ja loodad, et sind keegi 800 meetrit. Ja, et sind keegi ei näe, sest et ma ei hakka seal mingit paanika otsuseid tegema nüüd kuskil kellegi hoovi ära ennast peitma, sest et issand jumal, ma nüüd olin siin vales suunas, sõitsin sellel hetkel. Aga kokkuvõttes sulle tundub, et nagu väga mõistlik otsus ikkagi, et tõesti, et ei saa nagu pigem, jah, sest ei saa laita. Ei saa laita. Aga teine asi on veel siis, et Tallinn tahab Liivalaia tänava ümber teha, see on siis see legendaarne tänav, kus nüüd on 50 kilomeetri tunnise kiiruse asemel on 40 kilomeetri kiiruse piirang ja nüüd tahetakse sinna keskele panna siis ka tramm käima koos bussiga, ma saan aru, et nad tegelikult ühistranspordi rada teha keset seda 2 eraldusteed. Ma ei tea, siin on Tallinna strateegiakeskuse poolt selline photoshopitud pilt, kus see tramm seal selle vana Swedbanka ees on ja tundub hubane. Siin on autodel, ma vaatan, on jäänud ta tegelikult hubane ei tundu, selles mõttes, et samasugune, see on üks kole tee, ütleme nii. Ei, see ongi kole tee, aga lihtsalt see on nii meeletu, siin on nii palju neid sõiduradu, et kui üldse kuhugi, ma saan aru, et see Paldiski maantee rattatee võttis endalgi lauba märjaks, sest et autodele vist jäi lõpuks mingi üks rida,
siis siin, ma ei tea, ruumi justkui tundub olevat kõigile. See on siis see sama tramm, mis ma saan aru, hakkab käima sinna Kristiine keskuse juurde sealt kuskilt kesklinnast, ma õigesti aru saan. Ma pole neid uusi, Ma sest siin, kuna siin käib õudne vaidlemine, eks ju, et millist liini ja kuhu, siis see kaotab mõneks ajaks relevantsuse, kuniks see lõpuks selgeks vaieldakse. Ja see mitte tahtsin öelda Kopli tramm, aga siis see Stroomi ranna tramm, et see vist pandi ka juba nii paika ära ja nüüd hakati ikkagi vaatama, et ei tea, kas on mõistlik. Aga jah, ilmselt on ka see hea tee, sest see on hea mõte, sest see on üks tõsiselt kole tee. 2+2 sõidurada autodele, ma ei tea, piisab. See on okei, jah. Kui see päästab, kui see ühistranspordi nii-öelda marsruut on loogiline, et sealt kuskilt inimesed tahavad ka kuskile minna, mitte lihtsalt, et me leidsimegi Tallinnas ühe koha, kus see kõige vähem autosid segaks ja teeme siis sinna trammi, kuigi tegelikult see ei lahenda kellelegi eriti midagi ära. Aga loodame, et lahendab. No nii, kommunaalteemadega oleme saanud ühele poole. Kas räägime autodest ka siis? Just, et Martin toob stuudios need asjad teemast maha. Ei, need on tegelikult kõik olulised asjad. Mulle meenus selle Gonsiori juures seal loos vist keegi ütles, et kui mingi asi, mingi lahendus on hästi haruldane või seda hästi vähe kohtab. Maailmas ainulaadne, siis on see kas väga halb või lihtsalt nii geniaalne, et keegi pole selle peale tulnud. Gonsiori tänav puhul selgus, et see on lihtsalt nii halb. Räägime siis autost. Elektriauto. 54 kilovatt-tundi aku, ilus disain ja samasugune auto, ütleme tehnoloogiliselt on samasugused autosid veel 5. Ehk siis Alfa Romeo Junior, Alfa uus selline kõige väiksem linnamaastur, mis jagab siis tehnoloogiat, ehk siis akusid ja põhja ja kõike platvormi Peugeot 2008-ga, Citroen C4-ga, Jeep Avenger, DS3, seda Eestis ei müüda, ja üks asi oli Fiat 600. Nii et selles mõttes nagu see, see ei saa nüüd olla päris, et see ei ole Alfa uus mingi eriti vinge mudel selle pärast. Kus see selles hinnaredelis paikneb nende teiste mudelitega? Ta on, Alfa Romeo on ikkagi Nobel-klassi auto, et see on ikkagi selle valiku kõige kallim. Opel Mokka on ka seal ja kui ma vaatasin hinnakirju, siis Opel Mokka nagu tippvarustuses versioon, kusjuures ulatus ka peaaegu sinna Alfani ja samas teised seal on päris tunduvalt odavamad. Kui me vaatame lihtsalt, võrdleme nagu kõikide autode tippvarustuses versiooni, ilma et me süveneks täpsemalt, mis sa siis sellest saad. Aga vana tuntud Alfa Romeo apologeet, kes nagu leiab ikka midagi head, on see, et muidugi see ei ole nüüd maailma kõige erilisem ja kõige enneolematum sõidukogemus. Nii väga hea, suudad seda juba tunnistada. Ei, ma absoluutselt, ma tahtsingi jõuda selle tunnistusega sinnani, et kui Alfa Romeo on nagu justkui, jääb mulje nagu midagi tohutult erilist. Tegelikult on see, et Alfa nagu paneb tükk aega, toodab kas siis parimal juhul keskmisi normaalseid autosid või siis ikkagi tegelikult, kui sa võtad sõiduomadused ja kõik see, siis ega nad alati pihta ei saa. Ja siin viimasel ajal meil on lihtsalt ootused nii kõrged, sest et pärast pikka valikut selliseid keskmisi autosid tulid ju Giulia ja Stelvio, mis on suhteliselt ühehäälselt saanud nagu kiita, et vot, Alfa lõpuks tegi midagi, mille poolest nad on kuulsad. Nagu hea, sportlikku, Cuore Sportivo. Aga enne seda oli, mul oli näiteks Alfa 159. Jube kihvt on välja, kõik küsivad, kõik kiidavad, vot, see on äge auto. Täiesti keskpära. Kaalus mingi peaaegu 1,8 tonni diiselmootoriga, ei, väga tõesti tavaline auto. Ja nüüd see Junior on ka, ta on nüüd üks nendest Alfadest, mis on lihtsalt nagu, sa oled poodi ja kui ta sulle meeldib ja sul elu elektriautoga, seda tuleb nii-öelda poolhübriidina ehk siis mild hübriidina ka. Veel ei ole kohal, aga valikus on, sa ei pea ostma elektriautot. Ja see kõik sulle sobib, siis ta ongi täiesti okei auto. Ta on häälestatud sportlikumaks, kui ta siis need 5 õdevenda.
aga sportlik tähendab siis seda, et ta mootor on 150 hobujõudu, kui näiteks Peugeot on 136. Aga see mitte vahet ei ole, sest see kiirendab 100-ni 9 sekundiga, mis on elektriautode maailmas terve igavik, mis on isegi paljude bensiiniautode maailmas päris palju. See on mingi ökonoomsuse pärast lihtsalt, jah. Ta on lihtsalt, sellest on muidugi ka valikus 280 hobujõuline versioon, et lihtsalt see oli praegult siukene täiesti tavaline, mõistlik, sa sõidadki nagu täiesti tavalise autoga, samas ta on nagu, ta on selles teravam, rool, sa paned sportrežiimi, rool on raskem, sa tunned, et midagi seal ikkagi muutub. Mitte lihtsalt, et ma ei tea, LED-tuled lähevad rohelise asemel salongis punaseks ja nüüd on sport. Ei, ta on ikkagi päriselt nagu läheb teravamaks. Ja mis selle konkreetse proovisõidu auto puhul, see oli varustuspakett spetsiaale, mida vist hetkel tellides, jah. Seal on eesistujatel on sisuliselt korvistmed, saabelti ralliistmed, niimoodi, et kui sa vaatad ainult seda istet, näitad kellegi seda pilti niimoodi, mis arvad, mis autost on? Ma ei tea, kas see on Giulia Quadrifoglio või vähemalt mingi hot hatch. Sa istud seal nii ümberanda, sul on nii kift välja, seal istme sees on veel siin selja taga, avaused, et see iste vähem kaaluks vist ja väga õudselt sürneb välja, aga mingit vahet ei ole, sest et selle autoga ei sõida kiiresti, sul ei ole vaja seda korvistet sellesse 150 hobujõulisesse versiooni. Seest on muidugi teistsugune, kui tal need sõsarad, seal on Alcantarat oli selles autos ja üldiselt nagu kift, see on nagu ikkagi ta on elamus, selles mõttes elamus, sa sõidad teistsuguse autoga. Kui sa ei lähe sinna otsima mingit sportauto nagu, see on nüüd Hyundai Ioniq 5N mingi konkurent, ei ole absoluutselt ei ole. Aga kas seal seda dissonantsi just siis ei teki, et välja näeb selline ja siis arvad, et võiks siis ka käituda niiviisi, aga see vahe on nagu küllaltki suur. Ei selles mõttes ta väljast ei ole selline, tal on see nina osa on jah, et kas disain meeldib või meeldib, pigem siuke agressiivne, aga tal ei ole väljast nagu mingi tohutuid tiibu ja asju, et ega sa ikka ju tead, millesse sa istud. Aga kõik ongi seal, kõik ongi väga hästi, mul ergonoomika on paigas, materjalid täitsa okeid, kuigi tundubki nagu naljaks, et seal Alcantarat on rooli peal ja keskkonsoolil ja siis on need Sabelti korvistmed, aga ukse, nagu nii-öelda juhiukse, kate, see kõik on nagu kuni üles välja plastikust. Mõnikord on see kuskilt poole pealt siit õla kuskilt jätkub see allapoole, siuke rõve, kole plastik. Yeah. Ka muuseas eelmine nädal rääksin Volvo XC90-st, mille see juhiukse sahtel oli nagu sellisest plastikust, et võttis ikkagi suu lahti. Aga muus osas näeb see Alfa, ja ta näeb välja küll, et sa nagu maksad natuke rohkem ja saad ka rohkem. 47 000 eurot oli see proovisõiduauto. Sarnane Peugeot vist on äkki umbes 41 000, 42. Aga mis muidugi tuleb ikkagi välja tuua, see ei ole nüüd Alfa Romeo süü, see on kogu selle seltskonna probleem ilmselt. On see 54 kW aku, mille sõiduulatus on siis ametlikult 410. Ja kujuta ette, kui palju ma laadima pidin, et käia Tartu taga ära. Lihtsalt ei, selles mõttes ta reaalne sõiduulatus on siis mingi umbes 220, kui sa sõidad maanteel niimoodi. Praegust ilmade ja... Jah, see oli siuke -2 ja sellepärast ma seal Ahjapoes käisin laadimas, sellepärast ma sõitsin Tallinnast välja 100% akuga, 400 kilti Action Range'i ja siis vaatad kella ja saad aru, et käime tikupoisist läbi, paneme peale, sest et muidu me jõuame sinna sihtkohta, Tartust veel mingi 20-30 kilti edasi, me oleme kuskil seal maamajas ja siis me oleme nagu hädas, sest et meil on nagu vurtsu vähe. Ja järgmine päev tagasi minnes hakkab see pull jälle pihta. Tartusse, siis laed aku 90% peale, sööd samal ajal, eks ju, jälle kulu. Ja siis väike ring oli vaja sisse teha, nagu, et ei sõitnud otse Tartust Tallinnas. Ja juba oligi. Ma jõudsin kiirteel 2+2 teel Tallinna lähedale. Ja siis ma sain aru, et mul näitas nii range kui aku olid nullis. Ja ma pöörasingi maha ja sõitsin sinna sama Alfa esinduse hoovile ja jätsin auto sinna laadima. Võtsin sealt oma auto ja laadisin kõik asjad ümber ja tulin pärast öösel nagu Alfale järgi uuesti.
sellega seoses mul tuli täiesti teine idee, et me peaks ikkagi tegema selle tanklatoitude testi ikkagi ära. Mina käisin Täkupoisis, käisin eelmine nädal ja siis ma mõtlesin ka, et peaks selle ikka ära tegema, käisin nii-öelda sellel restorani poolel või ja ma ei ütleks, et ma nüüd liialt entusiastlik olin, aga võiks ikkagi ära teha. No me oleme sellest rääkinud, aga minul on nagu natuke raske sellega, sest et ma ei tea, ma olen nagu, kuidas sa hindad, kas hindad nagu menüü pikkust või hindu või hakkad maitset hindama, siis me läheme küll kaklema, nagu, või kuidas? Ma arvan, et seal peaks olema niiviisi, et mingi eelarve on näiteks 10 eurot ja mis on nagu parim asi, mis sa selle eest saad, mis oleks ka niiviisi, et ta ei ole, on ka midagi muud peale seda frittimismasinat näinud oma elus, mõni asi. Okei, et kas siis ongi tanklarestoranid, eks ju, need, kes nimetavad ennast tanklarestoranid hästi peenelt. Okei, ühesõnaga kokkuvõtteks, võtame selle alfa kokku. Sa jälle oled pommitanud küsimustega mind terve see aeg, kui ma olen siin sellest alfast rääkinud. Ma nägin seda autot enne, et mul ei ole tegelikult nagu eriti selle kohta midagi küsida. Mulle tundub selline kahjuks geneeriline. Geneeriline selles mõttes jah, et seda juuniori, tal ei ole nagu selles mõttes halbu omadusi, kui sa tead, mida sa ostma lähed. Nagu pigem väike aku ja siis soovitakski seda autot samale inimesele, kes läks ja 2000-ndate seal nullindate paiku läks ostis Alfa Romeo Giulietta või Mito või 159 või et sa tahad teistest erineda ja ostadki teistsuguse auto ja eriti kui ta tehnoloogiliselt on sama kui kõik need muud Stellantis ja asjad, siis vaevalt ta nüüd kuidagi kehvemini vastu peab. Et mõnus. Muidu mõnus sõita. Väike tore putukas. Vot nii. Tõmbame joon alla. Tõmbame. Okei, järgmine nädal jälle. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.